Näete, see tahaks niuga, ma lõikasin küll lahti, et ära mine sinna alla. Et nüüd tahaks, kui puu hakkab ise minema, läheb ise, kui ei lähe, panen sae kõrvale, tõstan labidast, siis peaks minema. Miks ma labidat teistpidi ei pannud, see, et hakkab minema juba üks. Et teistpidi panin, et oleks ma labida teistpidi pannud, labid on sihukese koha peal ja ma ei jõua siit üles kõrgema tõsta. Et kuna siin on niuke loht ka, näed, nüüd hakkab ise minema. Noh, tõstad, näed. Ja nüüd ise läheb minema. On jah, sees mäda. Väga elus. Võtsin, kui paremal läheb, siis näed, kui suund on ja pidel juba olemas, siis ta sinna pool läheb. Rohkem tööd. Noh. Kuigi seda, kui seda puud vaadata nüüd, siis näete, siia poole siin paksema pideriba, et ta kisuks paremal ära. Aga ta ei kiskunud, kuna siin näed toorest puud. Siin on toorest ja siin on toorest puud maru vähe. Et kui see oleks praegu täitsa toorest puu olnud, siis ta oleks kindlasti sinna tunduvalt ligema olnud. Nojah, siinpool polegi seal. Siinpool on näete, kus oli, jah, siinpool on vähem soja. Aga nüüd see küsimus, et kohe saeleht otse kohe sisse surinal. Vanasti oli, kas sellest oli? Miks? Ma ei tea. Ma ei tea, kui vanasti. No ütleme 20 aastat. Ei õppenud. Vanasti oli taevas sinisem kas saad ühe lõikega läbi või... Ei no kurat, Rusma või küll niisugust asja. Vaadake, niisugune asi. Rusma ei võtnudki niimoodi. Tavaline asi on see, lõigatakse sälk sisse, hakatakse siit poolt tulema. Sa ei tea mitte kunagi, kui see kett võtab viltu näiteks või mida iganes või kuidas, kui ma siit panen natuke valesti, ma ei tea, kuhu ta üldse jookseb. Ma olen selle oma praksises ka läbi võrdnud. Nii, sa ei tea mitte midagi, ma võin ju teha mida iganes. Kui ma hakkan siit poolt, et see kõrguste vahe, siit kuni siiani, see kõrguste vahe peaks olema 0, kas samal tasapinnal või kõrgemal. Ehk 0 kuni 4 sentimeetrit. Peaks olema see tasapinnal vahe. Pideriba, nagu ütlesin, on 1/10, kui ilmneb, et puu on mäda, siis tuleb topeltjärte ehk 2. Noh, näete, siit ei öelnud veel nii mäda, aga näete, kui ma siit torkasin, siis ma tundsin kohe ära, lõpuks läks sisse. Ja siit see torkamine läks teisega kokku, see peab pea silma mõõta olema. Noh, ja kui ta ei lähe, ka see ka on küsimus. Aga vaata, kui hea on siit poolt vastu võtta, miks? Kui ma oleks ringi tulnud või mida igan teistmoodi teinud, ma oleks võinud ka ringi tulla, ma oleks see ka ilusti välja tulnud. Aga see on kõige lollikilne variant. Saad pideriba paika panna. See, et nüüd, et tagant lõigatakse, puu langeb, vahitakse ja siin veel tehakse midagi, sellel ajal lõigatakse pideriba läbi. Niisuguse mehi on mets täis. On nii. Nägid, ma panin labida siia, tõstsin ära ja läksin sinna 45 piki teljast 45 kraadi, 3-4 meetrit vähemalt taganen minema. See aeg, kui siin niimoodi lõigata, ma pean juba taganema, mitte siin lõikama. Sellega see ongi oma elu ohtu. Asendamatud inimesi ei ole, et tuleb peale mind järgmine mees ja kõik. Ma pärast ma ütlen teistele ära, et teeme siis selle, ma laasin selle puu ära, siis ma mäletan, mis mõõt siin oli. 3, 2 või 4, 9. Ei, ma pärast seda mõõda. Mingi palgi mõõdu ma tegin, mitte see, mida RMK tahtis. Mis ta arvata, miks? Kui mulle antakse üks või 2 palgi mõõtu, siis ma ei saa sealt korralikku palki teha. Kui mulle antakse näiteks palgi mõõt 4,9 ja kõverus on 4,3 peal, siis ma ei saa 4,9 kuidagi välja venitada.